No tšau, uus vlog, ma ei tea, mu telefon teeb mingeid imelikke asju, ma loodan, et see pilt jääb enam-vähem. Aga täna oli mega ilus ilm hommikul, kui ma ärkasin. Soe oli ja mõnus ja selline päike tõusis ja nüüd järsku, ma ei tea, kell on mingi 10, on täiesti pilve tõmmanud ja vihma sajab ja täitsa jahedaks läinud. Et mul on kodupäev täna. Teen arvutistööd ja niisama siin toimetan. Aga ilm on täiesti selline, et tahaks lihtsalt teki all heegeldada päev otsa. Aga samas ma vaatan ringi siin ja mõtlen, ma peaksin koristama natuke. Ja siis ma mõtlesingi, et äkki veedakski teiega koos siin aega. Polegi ammu kodus koristanud ja mingeid asju teinud, et kuna ma tahan jälle meigi riiuli korda teha, siis seal on need asjad, mida ma tahan ära näidata, mida ma olen ära kasutanud. Osad on siis nagu põhimõtteliselt nagu selle Project Bani asjad ja Project Ban, ma olen aru saanud sellest, et tegelikult ma olen seda selles mõttes ikkagi kogu aeg teinud nagu mõnes mõttes, et ma ju üritan asjad ära kasutada ja siis räägin teile. Et selles mõttes on nagu on, et jätkame põhimõtteliselt samas vaimus lihtsalt, et põhimõtteliselt on ta siis nagu Project Ban nimel ja siis ma tahaksin kummutisahtlite ära sorteerida, kuidagi mul on seal, mina ei tea, ma ei suuda nagu mingit süsteemi luua, mul on tegelikult see asi ka, et miks ma olen ka väga palju asju nagu vähemaks tõmmanud ja juurde ka enam ei osta nagu sellistes kogustes, muidugi lihtsalt nüüd mul on see, et ma pidin vahetama suure osa riideid välja, kui ma kaalus alla võtsin. Aga nüüd mul on nagu enam-vähem olemas ja kuna mul hoiuruumi on vähem, sellepärast, et me tegime garderoobist väiksemale lapsele toa. Garderoobi ruumist siis nii-öelda, see ei olnud nagu mingi väike kapp, see oligi nagu eraldi tuba. Siis mul tegelikult nüüd ongi ainult üks riidekapp ja üks kummut, kuhu ma kõik oma asjad tegelikult ära pean mahutama. Ja jah, et ma prooviks nendest sahtlites mingit korda luua. Vaatame, kuidas see õnnestub ja siis riiuli korda teha. Vaatame, kuidas see õnnestub ja siis räägime nendest asjadest ka, mis ma ära olen kasutanud. Ma sain just aru, et ma pean natukene läbi mõtlema selle asja paremini. Ma ei saa tegelikult siia kummutisahtlisse panna, ma pean nagu kõik asjad, mis mul vaja on. Mul oleks vaja suurem osa tegelikult rippuma ikkagi panna. Nii et ma pean selle nagu riiad sorteerimise ja kappide koristamise ja selle asja võtma täitsa eraldi ette, sest et mul on vaja ka välja sorteerida need asjad, mis ma müüki panen. Nii et seda ma arvan lihtsalt jälle teeme mingis eraldi videos, et praegu liigume edasi auga.
Nii, nüüd on see riiul enam-vähem nii, nagu ma tahan, aga kuna ma tahan selle korvi, kus mul on praegu asjad sees, panna siia, siis vaatame üle kõik need asjad, mis ma ära olen kasutanud. Kuna ma ühteselt tegelikult, nagu ma rääkisin ka, tahaks seda suur puhastust teha, et kõik asjad nagu kokku lugeda, mitu asja ma välja saan majast, et ma teaksin seda numbrit ja kõul on üle 300 asja, siis ma vaatasin neid selliseid decluttering challenge'id, seal olid erinevad asjad ja mõned inimesed võtsid täiesti niimoodi, et võtsid enda käekoti ette, et kui sa loed neid asju kokku, mida sa nagu arvestad selleks, mis sa majast välja viid, et sa arvestad sinna sisse need asjad näiteks, mis sa paned müüki, on ju. Et tegelikult sul ei ole nad müüdud, sul on nad ikka veel nagu majas, aga et neid arvestada, on ju. Ja siis ongi see, et kuhu maale minna, et mõned võtsidki niimoodi, et võtsid mingid käekotid järjest ette, iga mingi salvrätiku nutsakas, iga mingi, ma ei tea, väike klamber, mis nad ära viskasid, lugesid selle 300 asja sisse, on ju. Et selles suhtes tuleb natukene mõelda, kuidas seda teha, et ma ei hakka päris nagu, näed praegu siin on kommipaber, on ju, seda ma ei hakka ilmselgelt lugema sinna asjade hulka. Aga need pakendid, ma arvan, et ma loen. Nii, et võtame kaua. Võtan karbi siin ja panen nad siia sisse. Sellepärast, et ma täna ei jõua ilmselt seda kõike ära teha, nii et kokku lugeda kõiki neid asju, nii et see on mingiks teiseks videoks, aga nii, vaatame siis, millegipärast mul oli 3 küünalt, üks elektripatareidega küünal, 2 lõhnaküünalt. Selles ma olen suht pettunud seekord, ma Home for You'st ostsin, see oli 1 aasta mul täiesti lemmikud, aga see millegipärast ei põlenud nii hästi. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et ma mingi hetk ostsin prooviks need näo vahatamise need. Ja kuna ma katsetasin neid suht kiiruga, siis tegelikult võib minu viga ka olla, aga ma ei tea, kui ma siin vahepeal rääkisin, et ei ole veider nagu puberteet umbes, et punne on kõik kohad täis, on ju. Siis ma sain aru, et see oli sellepärast, et ma ilmselt, siin oli mingid lapid kaasas, ma vist seda ei pannud pärast ja ühesõnaga, et kui ma julgen, ma millalgi katsetan veel, aga üldiselt ma plaanin vahatamas ikkagi käia seal oma kosmeetiku juures, sest et nüüd ma juba kardan, et isegi kui ma teen kõik õigesti ja kui mul viskab jälle niimoodi näopunne täis, nagu mul vahepeal oli, siis ma ei tea, aga igal juhul on need jah, peaks tundlikule nahal olema kõik asjad, et ma panen siia Project Banni korvi, et kasutan äkki. Nii, siis, mis ma ära kasutasin? Mega hea kuivšampoon. Tõesti hea. Ühe korra läksin lihtsalt Douglasesse ja mul oli vaja ja ma mõtlesin, ma võtan lihtsalt, mis mul silma jääb ja meeldib ja see ei olnud odav, see oli minu arust üle 20 €. Aga see oli tõesti hea. Aga ma arvan, et ma ei hakka seda lihtsalt sellepärast uuesti ostma, et ma praegu avastasin selle, mis Karina soovitas. See Batisti oma mingi blush. Ma istun puupõranda peal. Kondid, kõik on nii valus. Ühesõnaga. Siis on siin ära kasutatud üks näotoonik, aga seda ma ütlen ausalt, pole mina kasutanud ja ilmselt see on sarvatud, et ma kogungi kõikide inimeste tühjad asjad siia. Ma arvan, et see on poisi oma mul. Ja väga huvitav, et ta üldse on nii tubli olnud, et ära kasutanud terve toote näohool. Ma ütleks, noormeestel ei ole võib-olla kõige esmajärgulisem asi. Siis 2 lainerit. Üks on see NYXi Epic Ink Liner. Mul on see varu olemas, see on pruun. Mul on see pruun ja mul on see must olemas ja pruun üks sai nüüd otsa. Väga kauaks jätkus ja tõesti hea. Ja siis on see, mis ma sain 2024 advendikalendrist, see Pat McGrath Labsi lainer, mis ma nagu arvasin, et on alguses ma arvasin, et ta on tühi või kuivanud ära või midagi, aga reaalselt teda jätkus niimoodi, et ma midagi siit pigistan praegu ka, ma arvan, välja veel. Et
ta jääb lihtsalt hästi loomulik jääb. Et selles mõttes seda ma arvan, et need on kallid, need tema asjad. Muidu ma tahaks küll seda täiesti uut osta. Siis kasutasin ühe selle Catrice'i Sunkist Bronze 010 tooni, mida ma tellin Notinost. Seal ma ütlen, need kaanet tulevad pealt ära, lähevad katki kogu aeg. Mul on üks highlighter ka. Ja sellele ka on ka, et et ongi, ta on hästi soodne toode, on ja. Ma arvan, mingi 5 euro kanti. Jätkub mega kauaks. Hästi mulle meeldib, aga jah, et see karp tavaliselt ei pea vastu. Praegu mul sellel tegelikult peab veel vastu. Mis mul on olemas. Nii. Siis kasutasin ära sükse lõhna. Selle ma sain väikse pudeli kunagi ühest advendikalendrist. Selle kohta kindlasti on mingi video. Rituals ja advendikalender oli mul üks aasta. Ja paned natuke niimoodi. Ja siis, kuna see nimi oli mingi Rose midagi, siis ma mõtlesin, issand jumal, aga tegelikult see oli jumala hea. Nii et ma ostin tegelikult selle suure pudeli ja nende Ritualsi lõhnadel, nüüd on tühi, aga on mega hea pihusti. Et hästi mõnus selline, ma ei oska, peab nagu tundma, et aru saada. Siis mul on otsa saanud 2 meigi seda nagu kinnitit või ükest asja. Üks on Sarteka oma, üks on see Rimmeli oma. See Rimmeli oma natuke on siin põhjas veel, aga see on täiesti niimoodi, et ta ainult nagu sulatab ühte rohkem, et ta tegelikult kinnitina ei tööta absoluutselt. Ja Sarteka oma oli siuke keskpärane, et seda ma ka uuesti ostma ei hakka. Siis olen ma ära kasutanud oma lemmikdeodoranti 3 tükki, kuigi nüüd ma jälle sain, Egle soovitas mulle siin mingeid apteegi omasid, nii et võib-olla jälle katsetan mingi aeg midagi. Tegelikult mul tuligi praegu meelde, et igamine jama on selle mu lemmiku ripsmedušiga. Mis kohta ma selle panin praegu. Aga ma olen sellest nii palju rääkinud. See samune Rimmeli ripsmeduš. Ja mina ei tea, kas mul see kord on sattunud nagu natuke aegunud toode või mida iganes, aga ta pudeneb jumala kiiresti silmade alla. Ja näiteks ma ühte videot monteerisin, vaatasin ka, kogu aeg sügasin silmi, et tegelikult ta ajab nagu silmad sügelema ja siis sa nagu näpid neid ja siis sellest võib-olla pudenebki, on ja. Aga point on selles, et ripsmeduš ei tohiks silmi sügelema tegelikult panna, eks. Et ma ei tea, mis sellega nüüd on. See oli mul ju täielik lemmik, on ja, et kui ma nüüd uuesti, ja ta pluss ta on nii soodne, et kui ma nüüd pean hakkama mingit uut otsima ja katsetama, siis ma ei tea. Ma arvan, et ma proovin ühe korra lihtsalt veel tellida ja vaadata ja loota, et äkki see, mis mul seekord sattus, oli lihtsalt nagu vana natuke ja sellepärast ajab silmad sügelema, sest muidu ma olen ju teda nii kaua juba kasutanud ja väga rahul olnud. Et selles mõttes nagu, kui teil on mingid häid ripsmeduši soovitusi, siis Essence'i see Last Princess, ma tean, soovitatakse, et võib-olla seda siis katsetama. Aga siis ma kasutasin ära selle huule, ma ei tea, mis asi see nüüd siis on, ta on nagu ravi põhimõtteliselt. Dr. Dennis Crossi omaga ilmselt väga kallis, oli advendikalendris sügis ja ma kasutasin teda väga nagu püsivalt ja selle tõttu ma olen suutnud ära kasutada, aga taga oli see probleem, et tal see kork oli jumala õrnalt peal ja juba kadus ära ja ma ei saanud teda kaasas kanda, sest ta hakkas nagu siit välja vajuma. Nii et õhtuti nagu panin kodus peale, ta oli küll plumping, mis tegelikult vahel panin ka hommikuti, on ju. Et muidu iseenesest väga hea, mulle tundus küll, et ta aitas nagu huultele kaasa, mulle meeldis see ka, et siis alt nagu vajutasid ja ülevalt tuli, näe praegult. Pigistasin isegi mingi tilga veel välja. Mõnikord on, saavad otsa ja siis see hakkan rääkima, et on otsas ja siis tuleb välja, pigistab isegi välja veel midagi. Siis selline suuvesi ja siis ma mingi hetk ostsin suuvett ma kasutan igapäevaselt, et apteegist ostsin selle ja ma mäletan, ma rääkisin, mulle ei meeldinud see alguses, aga lõpuks ma kuidagi harjusin tega ära,
sellepärast, et Kooner ju kasutab ikkagi ära, isegi kui ei meeldi, eks, ja hakkas meeldima nagu rohkem. Et ta on kuidagi siuke, ma ei oska öelda. Ta ei ole nii tugev nagu need poe omad, ta on nagu maitse poolest. Ja see võib-olla tekitas mul seda tunnet, et ta ei meeldinud mulle nii väga, aga kui ma sellega ära harjusin, siis tegelikult täitsa meeldis, nagu lõpuks välja tuli. Siis mul on siin paar purki seda minu unekapsleid, need on tegelikult, miks neid siin paar purki on see, et kui sa ostad selle purgi, siin on, ma ei tea, nii palju sees või? No ülivähe, sellepärast, et siin oli mingi soodukaga niimoodi, et 2 ostsid, siis said hea hinnaga. Ma ostsin 2 tükki ja ma kallasin need mõlemad ühte oma poolikusse purki, mis mul nagu oli otsa saamas ja seal on ikka veel ruumi ja võiks ühe veel kallata. Nii et reaalselt see kogus siin on 60 kapslit. Ma reaalselt ei saa aru, miks on vaja teha nii suuri purke selleks, et siia panna sisse nii vähe kapsleid lõpuks. On nagu on. Siis ma kasutasin ära selle Versace lõhna. Ma ei ole tükk aega näidanud, ma olen asju, mis ma olen ära kasutanud, et selle ma ükskord pime ostsin. Pime tellisin kuskilt. Ja ma mäletan hullult ärevuses, et kas mulle meeldib ja siis Yellow Diamond on see. Ja siis nagu jõudis autos, kohe lasin peale. Siis jumal tänatud meeldib ja lasin liiga palju ja tekitasin üleka endale täieliku sellega. Ja siis oligi see, et ma lihtsalt mis ma öelda? Ühesõnaga tükk aega ei saanud seda kasutada, aga see oli mitu aastat tagasi. Ja nüüd kasutasin ja väga mõnus ja kasutasin ära ja nii ongi. Siis kasutasin ära siukse pisikese Pixi Glow tooniku. Näotoonikut nagu päris hea. Siis kasutasin ära, see on see teine samm 3-sammulisest või ma ei tea mitmesammulisest juuksehooldusest, aga ma sain 1 korra sellest. Nii et ma ei oska isegi kommenteerida. Siis kasutasin ära selle Living Proof šampooni, mille ma tellisin mingite boonuspunktide eest Look Fantasticust. Lõpetasin ära selle, mul on 2 tellimust Ilukarbile. Üks tuli mulle, üks tuli sõbrannale ja sõbranna nagu kirjutas, et tema tegelikult ka enam vist ei viitsi, et vaatame veel ära, mis märtsis tuleb. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma proovin, et pole see märts ka enam nii oluline, et kui ma saan, ma nagu lõpetan ära selle tellimuse ja lõpetasin. Ja ma ei suuda leida seda teist kontot, mille alt mul see teine tellimus on. Et seda ka ära lõpeta, kuigi sellega on see, et kui sa tellid Ilukarpi, sa saad advendikalendri soodukaga ja igasugust need erikarbid. Ma korraks mõtlesin, et äkki ei lõpetaks seda teist ära, aga ma veel selle üle mõtlen selles osas, et tegelikult ma ei ole seda Look Fantasticu advendikalendrit ju ka enam tellinud ja neid erikarpe, seal on alati nii palju mõttetut pahna sees, et ühesõnaga on alla läinud selles mõttes tase, aga sellega on see, et neid on erinevaid, neid Living Proofi omasid. Ja see ei olnud tegelikult päris see vist, mida ma olen proovinud, aga ta on kallis šampooni kohta ja šampoon on šampoon, ma ütlen ausalt, mina ei ole mingit vahet tajunud. Ma olen tajunud, kui on halb. Mingi Saios oma oli tõesti halb, siis ma sain aru. Ülejäänud on minu meelest enam-vähem samal tasemel kõik ja olenemata hinnast on jumal okei. Nii, aga siin ongi need 2 ripsundussi, 2 ära kasutatud, need rimmel jamad, Extreme 3D Lash ja praegu siis mul on pooleli see, mis mu silmad sügelema, et need ei ajanud, ma ei tea, igal juhul. Siis pusaspray, nüüd tüdrukutel lõikasime juuksed natuke lühemaks, ei ole seda nii palju enam läinud, muidu oleks nagu hästi palju. Siis see oli mul täiega lemmikseerum, see oli tõesti hea juustele. Ma mõtlen, ma peaks selle pudeli alles hoidma, võib-olla, et mul meelest ära ei lähe. Ma uurisin, et tegelikult seda saab juurde. Mulle see üks vaataja saatis ja millalgi ja ma ei teadnud, kas seda saab nagu Eestist tellida või niimoodi, sest vahel ta on umbes Türgist toonud mulle mingeid asju nii. Aga sai tellida. Et ma jätan selle alles ja tellin uuesti, et see aru praegu liimi või asjaga ta koos on, aga ühesõnaga siuke keratiniseerum kuivadele kahjustatud juustele, kreogeen
on see firma. Et põhimõtteliselt, kui te võtate selle screenshoti siit, siis saab Google'i otsingust tuleb välja. Ja seda saab juurde tellida, aga selle ma panen siia alla, sest et ma pean seda juurde tellima. Siis kasutasin ära see mu lemmik, mis tootmisest nahavõti jumestuskrem. See on see tumedam toon ja seda oli üks pudel veel viimati. Mõtlesingi, et äkki, ma ei tea, lähen ostan selle ära, et uus formulatsioon tuleb mais alles müüki. Ja concealer ka. Oleks väga soovitanud. Väga oleks soovitanud ja oleks jäänud aastaid kasutama, kui jälle nüüd selle uue kohta ma ei oska öelda, eks ma katsetan. Ja annan teada. Siis on Color Wow mingisugune pähejäetav nagu tugevdav seerum. Et ka mõned korrad kasutasin, aga selle pudel nii väike, et sealt nagu väga pikaks ajaks ei saanud, et ma ei oska nagu öelda. Siis see Laura Mercier tolmpuuder, mida nagu väga haibitakse, aga ma arvan, et ta on rohkem mõeldud nagu rasusele nahale pigem. Et mul on kuiv nahk, et mul ta ei olnud ideaalne, aga rasuse nahaga inimesed väga kiidavad. Siis väga vana Urban Decay pruunistaja. Kasutasin ära uskumatu, aga pruunistaja võib-olla ongi siuke asi, mida mul kõige rohkem läheb nendest puudertoodetest. Et seda ma täiega telliks uuesti kunagi, kui peaks tunne tulema, ta oli siuke tume toon suveks. Ja ta oli mõnus, ta ei viskanud oranžiks, kuigi siin, ma ei tea, kas praegu on aru saada, umbes siuke toon ta oligi. Ja ta oli väga mõnus, aga lihtsalt, et ongi see soodsamaid variante, ühesõnaga, kui võimalik, siis otsin. Siis Pekka highlighter väike oli. Highlighterit ära kasutada on tegelikult korralik töö. Seda läheb nii vähe, aga ütleks see karp katki ka. Aga seda Eestist minu arust ei saa. Ma tõin selle minu arust Rootsist ostsin. Mingi hetk, kui ma Rootsi kruiisil käisin ja siis käisin Rootsis mingis kosmeetikapoes, aga see oli väga mõnus. Sellega ma olin väga rahul. Ja siis siin veel üks deodorant. Ja siis on üks meigisvamm, mis on täitsa katki juba. Siis Ordinary see hyaluroonilise happega seerum, mis nagu alguses mulle rämedalt meeldis ja ma kasutasin seda, ma olin jube rahul. Ja mingi hetk ma nagu tundsin, et ta ei tee enam nahale head. Ma ei tea, mis asi see on. Eks nahk muutub ajas ja võib-olla suvi, talv, seal igasugused asjad. Aga nüüd ma olen kasutanud seda Laneige oma, mis ma sain advendikalendrist ja sellega ma olen väga rahul, kuigi hinnavahe on väga märgatud. Aga ei saa nagu ka sellepärast kõike odavat osta, et odav on, kui sobi nahale, siis pole ka jälle, siis on ka raiskamine. Siis ma kasutasin ära ühe lõhna, mille ma sain Douglasest, sealt antakse mõnusaid lõhnatestreid kaasa. Kostad midagi. See on... Ma ei mäleta mis nimi, aga ma selles mõttes ei ostaks ka seda, nii et ma arvan, et see on mingi Jardini oma, kellel tuli just, ma ei mäleta, aga ta ei ole, ma ei soovitaks ta nii, et selles mõttes ei ole suurt vahet. Ja siis ma kasutasin ära ühe selle Lotte roosa tolmpuudri, mis oli ka jälle mingis karbis või kalendris, see on mega odav firma, aga Eestis minu teada ei müüda seda. Aga lukmatestikust saab tellida, aga see ei olnud siuke asi, et ütleme niimoodi, et see natuke on oluline, et kui peeneks see puuder on nagu jahvatatud ja see ei olnud nagu väga peeneks jahvatatud ja mulle ei sobinud ja võib-olla jälle kellelegi sobiks paremini, kes teeb seda. Kellel on rasusem nahk, mitte kuiv nahk nagu mul. Aga saingi selle korvi tühjaks, et väga hea. Saame oma eluga edasi liikuda, saan selle siia riiulisse panna ja mõelda välja, mis ma siin hoidma, kui ma panen siia praegu selle, et mul meelde jääks see uus tellida. Ja ma arvan, ma tõstangi siit suurest korvist ka ümber need Project Banni asjad võib-olla siia sisse. Siis ei ole seda suurt korvi vaja ja ei võta nii palju ruumi seal siin. Väga ilus opadi Project Banni korv. Aga nüüd on riiuliga ühel pool asjad näidatud
ja ma tõmbangi selle vlogi siin kokku, et aitäh, et sa vaatasid ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau!